Kas iluteenindaja on uus terapeut? Absoluutselt. On üks huvitav koht, kus inimesed räägivad sageli oma kõige isiklikumad lood. See ei ole terapeudi kabinet, see on hoopis iluteenindaja tool. Miks me just seal nii kergesti avaneme? Ja kas me mõtleme piisavalt sellele, mida see tähendab nii eluteenindaja kui ka meie endi jaoks? Sellest räägime täna meigikunstnik Erlega. Paljud inimesed räägivad oma kõige isiklikumad lood just iluteenindajatele, juuksuritele, kosmeetikutele või siis meigikunstnikele. Miks inimesed sinu arvates just selles toolis nii kergesti avanevad ja milliseid lugusid inimesed kõige sagedamini räägivad? Vahest on lihtsalt niimoodi, et ütleme, kui tuleb näiteks uus klient, siis võib-olla on alati lihtsam rääkida täiesti erapooletule, tihti ka nagu võõrale inimesele, lihtsalt ennast avada, see nagu enda sees saada välja. Teisest küljest, kui on juba pikemaajalisem klient, et seal on juba see väga suur usalduse teema, et lihtsalt julgetaksegi ennast avada, rääkida. Võib-olla tihti ka küsitakse, lihtsalt soovitakse kas tuge, kinnitust või nõu. Ja see kipub küll olema, et pisut sinna teraapia suuna peale läheb ära. Aga tegelikult on see vastastikune, et mina ise samamoodi tunnen, et kui ongi tunne, et sa saad kedagi usaldada, soovid vahest ka lihtsalt mõttekaaslast või nagu oma mõtetele kinnitust. Kas sulle tundub, et inimesed räägivad sulle mõnikord ka rohkem kui oma sõpradele? On ka seda ette tulnud just sellepärast, et üks asi võib-olla sõbrad näevad alati meid ikka ühe võib-olla nagu sama pilguga, aga ja nad ei pea nagu nii-öelda skoori. Aga iluteenindajatele jagatakse, et see jääb ka nagu sinna ruumi ja sealt tulebki juba mängu võib-olla see usalduse teema, mis on minu arust sihuke väga tugev eetikakoodeks. Ma ise väga nagu jälgin seda, et kõik, mida kliendid minule usaldavad, räägivad, siis ma väga austan ja hindan seda ja see ka sinna meie vahele jääb. Et küllap see on põhjus, miks jagatakse iluteenindajatega vahest ka kohati rohkem. Sinna eetikakoodeksini me veel jõuame, aga ma küsin kõigepealt, kas mõni lugu on sind ennast eriti sügavalt puudutanud? Vahest ikka puudutavad eriti kõik, mis seondub võib-olla laste või miks mitte ka väga-väga lähedaste või isegi ütleme seoses loomadega. Et ise tunnen, et olen väga empaatiline inimene, eriti laste ja loomadega läheb mulle vägagi korda. Sa ütlesid, et oled väga empaatiline inimene ja siis on ju ka kõikidel nendel lugude jutustamisel teine pool. Inimene räägib sulle väga raskeid lugusid. See võib olla kas siis lahutusest või haigusest või kriisidest või ka kriisidest, mis loomadega aset leiavad. Kuidas sina ise nende lugudega toime tuled? Kas nad võivad hakata justkui resoneeruma sinu enda elulugudega ja mõnikord võib olla ka tunne, et kannad justkui liiga palju? Mõnikord tõesti, et eks see ikka ju läheb korda, aga ma olen õppinud kuidagi seda endast mööda laskma nii palju kui võimalik. Mitte, et ma ei unusta seda, mida kliendid minuga jagavad, vaid kuidagi ma püüan ja mitte ise südamesse võtta, kuigi on tulnud ette olukordi, kus ma näiteks tulen koju ja veel mitmeid päevi mõtlen selle peale, mida inimene minuga jagas. Kindlasti emotsionaalselt see mõjutab, mis on ka tegelikult normaalne, aga et sinna ei tohiks, aga sinna nagu väga kauaks kinni jääda, endal on ebatervislik. Tihti kipungi mõtlema niimoodi, et kas ma saan aidata midagi muuta, siis ma aitan ja muudan, kui ma ei saa, siis lihtsalt tulebki sellest lahti lasta. Kas sa suudad alati seda piiri tõmmata ja aru saada, kus sa saad aidata ja kus see on sulle endale võib-olla tervislikum vaimse tervise seisukohalt ennast distantseerida sellistest lugudest? Olen aru saanud seda, et kui ma olen iseendaga nagu rahus ja heas kohas, siis ma suudan ka teistele rohkem pakkuda või võib-olla ka nii-öelda toeks olla.
aga kui tuleb ette, et ka enda elus on võib-olla keerulisemad olukorrad, siis ma teadlikult tõmban ennast natukene tagasi. Võib-olla jah, see ongi niisugune nagu enesekaitse pigem. ja sest terapeutidele ju õpetatakse suisa niisuguseid eneseabitehnikaid, et kuidas nende kliendi lugudega toime tulla ja kuidas siis oma selline professionaalne roll säilitada. aga sellist väljaõpet paraku ju iluteenindajatel praegu ei ole. Ei ole ja siis seal tulebki mängu võib-olla see eneseteadlikkus, et mind on näiteks alati huvitanud see vaimne pool, emotsionaalne pool ja olengi siis läbi aja sinnamaani jõudnud, et läbi enda kogemuste, et kui ikka ühel hetkel hakkab ikka väga halb endal juba, et siis otsin ka abi ja nagu teadlikult lähenen sellele, et mida ma saan iseenda jaoks teha. Praegu levib just meedias ja inimeste vahel ka lugusid nendest inimestest, kes on sattunud väga keerulistesse olukordadesse. näiteks siin hiljuti reisil kriisipiirkondadesse, kus nad on pidanud kogema palju hirmu ja teadmatust. see paneb mind mõtlema ühe suurema küsimuse peale, et kas üks inimene saab kõigile kaasa tunda ja kus läheb see empaatia piir teiste lugude kuulamisel ja siis sellise enesekaitse vahel, et see ei hakkaks lõpuks meid ennast kahjustama. See kipub niimoodi olema jah, et tegelikult see, ma ei oskagi seda seletada, võib-olla nagu see kaine mõistus, et eelkõige peaks ikkagi hoolitsema iseenda eest. No lennukis on täpselt samamoodi, et kui midagi juhtub, peab seisma enda eest, vaatama, et kuidas ise jääd terveks ja heasse kohta, et siis osata ka teiste jaoks toeks olla. Ja see tervislik piir, ma arvan, see on ikkagi pigem tajus nagu kinni, aga tihti me ei ole lihtsalt selles kõige-kõige tugevamad. Paanika ja hirm ja tegelikult kõik, mis sinna kaasa aitab, sotsiaalmeedia, uudised, sellesse tuleks natuke kuidagi kainemalt suhtuda, et näiteks mina ammu enam ei vaata tavauudiseid, sest 90%, mis sealt tuleb, ongi lihtsalt kas on negatiivne või küllame paanikat. jah, see on ka oskus valida, mida enda sisse lasta ja kus neid uudiseid ammutada. Just, et tegelikult jah, ongi iga päev saame valida. nii see on. aga kas on olnud olukordi sinu praktikas, kus sa oled pidanud ütlema kliendile, et vabandust, aga ma praegu teie lugu mingil põhjusel ei suuda kuulata või ei taha? Seda ei ole veel ette tulnud, et ju siis need teemad ei ole veel minuni nii tugeval määral jõudnud või siis vahest ma kasutan ka sellist meetodit või taktikat, mitte küll mitte paha pärast öeldes, aga ongi, ma üritan juttu võib-olla viia natukene suunata mujale, et võib-olla, et klient või inimene saaks sellest aru, et võib-olla selliste väikeste viisakate vihjete kaudu. jaa. On olnud ka ideid, et iluteenindajaid võiks koolitada vaimse tervise väravavalvuriteks. üks selline projekt siin leidis aset paar aastat tagasi. ma küll ei tea, mis sellest tänaseks saanud on, aga selle projekti raames hakatigi siis iluteenindajaid ja raamatukoguhoidjaid ja veel mõne eriala esindajaid koolitama välja nii-öelda vaimse tervise väravavahtideks, et nad siis saaksid kas depressioonis või ärevuses olevatele klientidele pakkuda sellist ärakuulamist ja siis vajaduse korral suunata neid spetsialisti vastuvõtule. kas mõned spetsialistid, kes on vaimse tervise eksperdid, on selle idee suhtes küll olnud väga kriitilised? mida sina sellest mõttest arvad? Ma usun ja arvan väga-väga veendunult, et tulebki kriitiline olla, sellist vastutust panna jah, kandma inimene, kes tegelikult on lihtsalt oma professioonilt, et ta on õppinud seda eriala, tal tuleb see hästi välja, aga see ei pruugi üldse kuidagi haakuda või resoneeruda selle vaimse poole või nii-öelda selle nõustamisega, et ma arvan, et seda on natuke liiga palju palutud.
et jah, mõnedel on nagu tugevam selline soodumus, ähm, kuidagi see empaatiavõime või üldse inimestega suhestumine on tugevam, aga see ei ole kindlasti kõikidel nii. Üldises plaanis mina seda ideed ei toeta, et ikkagi iga professionaal jäägu oma liistude juurde. no see on sul hästi öeldud, aga kindlasti ei tule ju kellelegi kahjuks, kui saada neid teadmiseid, kuidas inimest ära kuulata ja vajaduse korral neid ka siis oma töös ja elus rakendada. Valmistus ei tee kellelegi paha, aga jah, iseasi on just, et kui palju panna kellelegi vastutust, kes ei ole selle ala spetsialist, see on päris selge. Ja siin tekib ka veel üks teine oluline küsimus. Psühholoogidel ja terapeutidel on väga selge eetikakoodeks. No ma pean silmas siis ikkagi litsenseeritud spetsialiste ja Just. samuti sellega kaasneb konfidentsiaalsuse kohustus. Iluteenindajal sellist ametlikku kutse-eetika raamistikku nagu psühholoogil ju ei ole. See tähendab, et inimesed räägivad sageli väga isiklikke lugusid ruumis, kus tegelikult ei ole samasugust professionaalse saladuse hoidmise kohustust. Kas sinu arvates inimesed mõtlevad sellele piisavalt? Kipun arvama, et pigem mitte, et just, et tegelikult ongi need psühholoogid, nõustajad, et nendel ongi see eetikakoodeks, rääkimata arstidest või muud meditsiinialal töötajatest. Aga just seepärast ütlengi veel kord, miks ma seda väga tugevalt väärtustan, et ma tegelikult väga hindan seda isiku omadust ja ma soovingi omalt poolt kõik teha, et see ilusalongide või nagu selline kuvand püsiks ikkagi võimalikult kõrgel tasemel, et tekitadagi kliendis ka seda usaldust võimalikult palju omalt poolt, et kui ta minuga midagi jagab, siis see minuga ka jääb. Ja olen sinuga nõus, et usaldus sõltub lõpuks väga palju just konkreetsest inimesest. Aga mõnes kohas võib samas ka isiklike lugude rääkimine muutuda omamoodi kõmuks või klatšiks. Seda küll, eks seda on ka ette tulnud, ise kogenud, ise näinud, ise kuulnud, et paraku nii see on, et teiste eest vastutust võtta on keeruline. Aga ma usun ka seda tegelikult, et lõpuks kliendid väga hindavadki seda lisaks sellele, et mis teenust nad tulevad saama, et nad tegelikult hindavad ka seda iluteenindajat siis nagu inimesena, et usun küll, et teatud hetkel elus me kõik hakkame vaatama inimesi nagu natuke laiema või teistsuguse pilguga. Ja eks ju õige on ka see, et iga inimene leiabki endale just selle täiesti sobiva iluteenindaja, inimese, kellega ta klapib ja kellega tal on nagu ühised vaated ja ühine keel, sest et iluteenindaja toolis veedetakse ikkagi üsna palju aega ja eks seda aega ikka ju sisustatakse vestlusega. Just. Aga seal on ka üks niisugune kõrvalnähe, et kui siiski inimene oma lugu sellises kohas jagab, siis paratamatult on peale selle teenindaja ja kliendi enda ju ka selliseid inimesi seal kõrvaltoolides, kes lihtsalt seda lugu paratamatult pealt kuulevad, isegi kui nad ei taha seda kuulda. Et see nagu lisab just sellele veel suure riski. Ja seal ongi, et just, et seal, kus on tegijaid, on ka nägijaid, nagu see ütlus on. Alati. Ja et omalt poolt võin ju püüda anda endast selle maksimumi, nagu ma mainisin, aga ja lõppkokkuvõttes jah, klient, kui avalikus ruumis otsustab ise rääkida väga-väga delikaatsetel või isiklikel või siis ka miks mitte kõmulistel teemadel, et siis jah. Jah, et see on ka ikkagi ühe salongi nii-öelda imidži küsimus, et need lood, mis seal räägitakse, jäävad sinna, et ei Jah. ringle kuskil linna peal. See on muidugi nii. Kui me selle vestluse praegult sinuga kokku võtaksime just selle iluteenindaja ja psühholoogi rolli osas, siis mulle tundub, et iluteenindaja tool on koht, kus inimesed otsivad sageli midagi hoopis enamat kui lihtsalt teenust. Nad otsivad pigem ärakuulamist ja mõistmist, no seda siis lisaks teenusele muidugi.
kuidas sulle tundub? ja nii see on, et otsitaksegi kindlasti seda kohta, kus tunda ennast aktsepteerituna, kuulatuna, miks mitte ka toetatuna ja Oodatuna? oodatuna. Ja ma arvan, et see on nagu väga hea tunne. Jah, igapäevaselt ongi, et kui palju meil on neid kohti, kus me tunneme sellist tunnet, et me oleme kuuldud, nähtud, hoitud. Et isegi ütleme, kodudes võiks ju nii olla, aga paraku kõikidel ei ela nii ideaalses maailmas. Et siis tegelikult on see väga tore, kui on selline koht, kuhu inimesed tulevad teenust saama. Ja olgu see siis lühema aja vältel, pikema aja vältel. Et tore. Ja see on tore, aga selle ärakuulamise kõrval ja mõistmise kõrval muidugi on ka oluline see nõuande pool, kuidas tundub, kas tasub anda klientidele nende eraelulistes küsimustes nõu või pigem mitte? Pigem mitte, kui klient ei ole otse ise palunud nõu, kui ta ei ole seda otse küsinud, siis kindlasti mitte, aga kui ta ka isegi peaks väga otse küsima arvamust või nii, siis mina ikka üritan jääda hästi erapooletuks või pigem isegi olen öelnud, et kui ta soovib professionaaliga rääkida, et siis tõesti isegi andnud sellise idee, et miks mitte minna nõustaja juurde, kes on täiesti hoopis teise nurga alt, oskab läheneda, vaadata ja nii-öelda mitte otseselt nõu anda, aga toetada. Mulle tundub, et sul on kõik need vaimse tervise väravavalvuri omadused ja oskused juba selged ilma nendel koolitustel käimata. Aga jaa, mulle tundub ka see, et inimlik vestlus on väga oluline, just see inimlik kontakt, eriti ajastul, kus me väga palju aega ekraanide taga veedame. Aga loomulikult oleks hea alati meeles pidada ühte asja, et iga ruum ei ole siiski teraapiaruum ja inimlik vestlus võib küll olla väga väärtuslik, aga vastutus oma kõige isiklikumate lugude avaldamise eest jääb ikkagi lõpuks meie kõigi endi kanda. Ja sellega ma olen 100% nõus. Erle, kevad on tulemas ja muidugi kevade üks kuulutaja on uued meigitrendid, uued värvid, kõik elu justkui jälle puhkepõide. Mis on sinu selle kevade selline väljakutse ja soovitus? Kevade väljakutse ja soovitus. Mitte ainult meikarina ei anna soovitusi, vaid ikkagi, et hoolitseda oma vaimu ja füüsise eest. Aga kui nüüd tulla tagasi sinna meigi poole peale, siis alati on moes hoolitsetud nahk, hoolitsetud juuksed ja kõike nagu mõõdukalt ja maitsekalt, et päris iga trendiga kaasa ei tasu minna. Küll aga õnneks on need meigitrendid ka läinud hästi selliseks aina loomulikemaks ja mis toetavadki siis seda sära ja kõike seda, et rõhutada loomulikku elu ja seda loomulikku sära. Me rääkisime sinuga eelnevalt ühel teisel päeval ja Kuku raadio stuudios ja seal oli meil jutuks just niisugune filtrite ajastu ilu ja me saime nagu ühiselt aru, et meik ei ole mitte mask, vaid pigem ta peaks välja tooma inimese isikupära ja kortsud ei ole mitte tüütu selline iluviga, vaid nad ikkagi kannavad inimese enda lugu. Ja et tõepoolest rääkisime, et meik ei ole küll mask. Ja meik ongi mõeldud ikkagi, et nagu väljendada ennast, tuua esile iseenda parimad, nii-öelda parim, kõik, mis on. Rõhutada seda loomulikku ilu, miks mitte alati saab ka meigiga teha täiesti teistsuguse nii-öelda karakteri kasvõi endas välja tuua. Ja kortsude mõttes jah, jään endiselt samale arvamusele, et kortsud räägivad meie kohta lugu, neid ei tasuks karta, loomulikult kui enda eest pidevalt hoolitseda, siis seda nii-öelda vananemist annab edasi lükata. Ja aga jah, need on osa meist. Kas Eesti naine
julgeb vananeda väärikalt. Mingil määral kindlasti julgeb. Aga jah, et sellel ajastul, kus me elame, ma ei tahaks öelda mustmiljon valikut, kuidas olla see forever young nagu nonstop, et tõesti on väga-väga palju protseduure, äh, vähem valulikke, rohkem valulikke, suurema efektiga, vähema efektiga, et igaüks peaks ikkagi lähtuma sellest, kuidas siis seda võimalikult nagu turvaliselt ja läbimõelduna nagu teha, et kuskilt jookseb piir, aga samas on väga tore, et meil sellised võimalused on. Just. Sinul on sellel kevadel ka üks uus teenus välja tulnud ja see on personaalne meigishoping ja minagi olin see üks õnnelik, kes sai sellest teenusest osa. Ma olen väga tänulik ja õnnelik selle üle, et sa aitasid mul just neid õigeid kosmeetikavahendeid valida, mis just minu nahale on vaja ja see on ka kõigile inimestele selles mõttes hea, et inimene ei ostaks siis mingit suvalist kallist toodet sahtlisse, mida ta hiljem kasutada üldse ei saagi. Milles see meigishoping seisneb? Mis teenus see on? Meigishopingu teenus või idee seisnebki siis selles, et nagu enne me rääkisime, et tegijaid on väga palju, siis rääkimata nii-öelda turul olevatest sellest brändide valikust, et see on lihtsalt meeletu. Et ütlen ausalt, et iseendalgi on juba raske orienteeruda, et lihtsalt tulevad. Tänapäeval on nüüd väga lihtsasti kättesaadav ka näiteks Jaapani kosmeetika, mida väga-väga kiidetakse. Ja see teenus, see meigishopingu teenus seisnebki siis selles, kujutage ette, kui palju on igasuguseid konsultante, kas Kaubamajas, ILU-s, Stockmannis, lihtsalt toon need suuremad esile praegu. Et näiteks, et kui klient soovibki mingit jumestuskreemi, et see on tegelikult isegi päris väsitav või tüütu iga konsultandi juurde minna ja küsida, mida tema soovitab, sedasama juttu hakata otsast peale rääkima. Ja meigishopingu idee ongi siis selles, et mina saan soovitada tooteid. Ma olen teinud selle üle 10 aasta jooksul koostööd väga paljude brändidega, ise katsetanud, proovinud alati enda peal ja klientide peal läbi. Et ütleme, minul oleks seda personaalselt väga hea just soovitada, et esiteks klient hoiab aega kokku, aega, energiat ja saab veel sellise nõuande, mis väiksed sellised nipid-trikid ka meigikunstniku vaatevinklist peale kauba. Ja mis selle teenuse juures mulle kõige rohkem meeldis, oli, et sa justkui ei müü neid tooteid, mida need konsultandid ikkagi üritavad inimestele müüa ja mõnikord lausa päris agressiivselt, vaid sa soovitad, mis just sellele konkreetsele inimesele võiks sobida. Ja et vastab tõele, mina ei müü ühtegi toodet. Selles see eripära seisnebki, et kliendiga saame minna shoppama, vaadata välja kõik need tooted, mida ta soovib. Mina saan talle näidata, tema peal proovida, anda lisaks erinevaid soovitusi ja ta saab need osta endale sobival ajal või hoopiski tellida, et ütleme, sellist ostmise kohustust ei ole. Ja just, et ma ei ole nagu kinni ei brändides ega ka mingites veel vähem müügikampaaniatest või mingitest brändipäevadest, et tihtipeale meil ongi niimoodi, et mingi top toode või top bränd, mida lihtsalt need müügikonsultandid peavad rohkem müüma, et taandubki lõpuks kõik müügile. Mina lähtun rohkem ikkagi inimese enda vajadustest ja soovidest. Vaieldamatult tahab ju iga naine ikkagi kaunis olla, aga no ilu on vaataja silmades ja nagu sa mulle ühel meie vestlusel ütlesid, siis nii mõnigi mees on sulle väljendanud, et miks need naised meigivad, eks ikka nende meeste pärast, et neile meeldida. Aga sina ütlesid, et see üldse tegelikult ei olegi nii. Aga miks naised meigivad? See taandub ikkagi nagu esiteks meikimine on nagu pisut teraapiline. Siis me rõhutame toome nagu enda parimat välja. See on ka enese eest hoolitsemine, et ma võtangi aega, et iseendasse panustada, kõik see sättimise pool. Et ma arvan, et eelkõige me teeme seda enda jaoks. Olen kuulnud tõepoolest sellist tagasisidet, et mehed arvavad, et naised sätivad neid, et me sätime ennast meeste jaoks ja seda ka kindlasti, aga eelkõige ikkagi enda pärast.
kuidas sulle tundub, kas naiselikud naised ja mehelikud mehed on veel üldse moes? Ma arvan, et pigem on see hakkab taanduma sinna, et need on nagu dinosaurud, mis on väljasuremisohus, aga õnneks väga palju jälle räägitakse sellest naiselikkusest, mehelikkusest, mis omadused need siis täpsemalt on ja et tuua neid uuesti tagasi, et see maailm on vahepeal tõesti natuke sassi läinud nende rollide ja kõige selle osas. Alati on nagu hetk, kus isegi tasub üle vaadata igapäevaselt kasvõi, et mis rollis mina olen. jah, ja eks ole, üks ei saa läbi ilma teiseta. Ei saa. Ja Nagu Hiinaski yin ja yang, tuli ja vesi, kõik meil ongi üksteist vaja tasakaalustada. ja kui siis see meik sinna juurde lisada, et oma isikupära välja tuua, siis ei ole see kunagi liiast. Ei, see ei ole kunagi liiast, et ilus ja kaunis meik annab enesekindlust, sära, kuidagi nagu nähtamatu uue hingamise või sellise power'i igaks päevaks. sinu sõnades on tõde, sest ka mina kogesin seda täna, kui sa mulle enne meie videokohtumist kaamerameiki tegid. ma olen väga tänulik sulle, see meik tuli minu hinnangul väga kaunis välja. hiljem siis näeme, kuidas kaamera silm selle vastu võttis. aga ma tänan sind, Erle, selle vestluse eest ja tänan, et olite täna meiega. kui see lugu meeldis, siis telli kanal ja jälgi meid ka Facebookis, Instagramis ja TikTokis. audio podcast'e teraapiliste juurajuttude sarjast saad kuulata ka Kuku Playeris.